Kaunite kunstide kool on selline kool, kus me hakkame õpetama tulevaseid muusikuid ja tantsijaid, mitte ainult balletitantsijaid, vaid siis kõiki tantsijaid. Ja miks ta just siia rajatakse selle tõttu, et see oli selline optimaalne võimalus kasutada riigi käes olevat maad Tallinna kesklinnas, sest soov oli algusest peale, et see kool asuks võimalikult lähedal nii Muusika- ja Teatriakadeemiale kui ka näiteks Estonia teatrile. Lammutamine eelneb alati ehitamisele. Praegu käib hoone projekteerimine, reaalne ehitustöö algab ilmselt aastal 2020. Jah, ma arvan, et praegused õpilased seda aega ei näe, aga plaanide kohaselt siis aastal 2022 sügisest peaks see kool hakkama tegutsema. Ma arvan, et suhtun positiivselt, sest esiteks üks vana maja Tallinna kesklinnas, vana ühiselamu saab linnapildist kaduma ja teisest küljest, kui võtta, et muusikakool, otsanimeline muusikakool saab endale uued ruumid ja ka balletikool saab endale uued ruumid ja uue maja. Ma arvan, et nad on selle üle õnnelikud. Mis puudutab nüüd Tallinna Muusikakeskkooli, siis kui nemad tahavad tulla kesklinna ja on ruumilahendusega rahul ja rõõmsad, siis on mul nüüd hea meel. Uusi naabreid, ma arvan, ja kindlasti ka koostööd, sest praeguse plaani järgi, nii palju kui mina tean, on plaanis meie võimla ära renoveerida ja anda ühendkooli kasutusele, 2 kooli kasutusse. Me saame järelikult oma võimla korda. Enam-vähem ikka terve staadion, kogu staadion läheb neile. No ma arvan, et natuke tekitab see kindlasti logistilisi probleeme, sest siia Tõnismäele tuleb veel üks kool juurde. Meil siin nurga peal juba on 3 kooli ja on ka ühisgümnaasium ligidal. Üks kool veel juurde, võib-olla tähendab pisut suuremat koormust kui ühistranspordile. Aga eks see on lahendatav. Muidugi tekib probleem parkimiskohtadega, aga see on kesklinnas niikuinii mure kõikide jaoks. Aga ma arvan, et me saame endaga hästi hakkama.